Ja tere tulemast järjekordsesse Most ärikooli live-ülekandesse, kus tänaseks peateemaks ja peakangelaseks on meie värske lõpetaja, aga ootame tema ära ja siis ta räägib juba ise, mis ta teab. Väga põnev oli see hetk, kui ma tema eksamit vastu võtsin. Oma, kuidas ma ütlen siis, praeguse töökohalt või ametilt ja oma nagu ettevalmistuselt või see, kuidas ta tuli, see üllatas väga meeldivalt. Aga ma usun, et ta peagi liitub meiega, siis ta saab endast juba ise rääkida ja võib-olla ka kõik mind ka ei tea. Et Most ärikoolis ma olen toimetanud selle aasta kevadest, varasemalt ka tegelenud pikalt turundusega, 15 aastat, 15 pluss aastat. Nii Eestis kui Soomes ja nii rahvusvahelisel tasemel kui ka kohalikes ettevõtetes ja ka väga erineva suurusega, et nii suurtes ettevõtetes kui väikestes ettevõtetes. Et väga põnev kogemus. Most ärikooli kohta, vähemalt oma kogemusest ma saan öelda, et on üks liberaalsemaid, arvestavamaid tööandjaid, kes väga palju kaasab oma enda töötajaid ja ka peamise fookuse suunab oma enda töötajatesse ja nende karjääri või edusse. Ma näen, et Kaire on tulemas. Et ilmselt kohe ta esitab mulle taotluse liituda. Et siis me saame juba rääkida koos. Aga veel korra nii palju minust ja Mostist, et Most sai 10-aastaseks 10 aastat kogemust Eesti turul ja peamiselt fokusseerunud siis tulevikuametitele ehk digitaalsetele ametitele, mis on täna kindlasti väga aktuaalne, et kui me vaatame tööturgu, siis annab see tugeva eelise kõikides turundustegevustes ja teadmistes, et kellel on digitaalne nagu taust olemas või kellel on mingisugune arusaamine digitaalsusest olemas. Kindlasti on hästi palju muutunud digitaalsus viimastel aastatel aktuaalsemaks. E-kaubandus on koos koroonaga kõvasti tõusnud. Ehk 2020 oli ilmselt see tõdemus kevadel, et kellel ei olnud e-kaubandust, see ei saanud öelda, et tal hästi läheks ja kellel oli e-kaubandus, sellel ikkagi läks küllaltki hästi, vähemalt paljude jaoks oli see ju kohati ainuke väljund, et kuidas nad üldse said oma äriga tegeleda. Ja kui me vaatame e-kaubanduse arengut, siis ma usun, et hea annab ülevaate või indikatsiooni annab see, et näiteks Selver on ennast üle Eesti nüüd e-kaubandus laiendanud. Et kui varem me nägime e-kaubandust, tere Kaire! Saabus see ammu oodatud hetk, et oled liitunud meiega. Et ma natukene täitsin siin alguses esimesi minuteid endast rääkimisega ja e-kaubandusest ja digitaalsest turundusest rääkimisega, et sellel on kindlasti aina olulisem roll ja just seoses, eks ole, ka koroonaga, et kus paljud ju ärid ja suunad pidid olema üldse suletud, et nende ainukene võimalus oligi, et kui nad olid e-kaubanduses või kui nad olid digitaalses turunduses, siis nad olid nähtavad ja kui neid seal ei olnud, siis olid kurvad kuud ees. Aga räägi natukene võib-olla endast. Ja loomulikult hea meelega, et tere kõigile. Väga tore, et meid on siin täitsa üksjagu kogunenud. Et minu nimi on Kaire. Olen siis ametialalt ERSO müügi ja partnersuhete juht. Ja mõtisklesin tegelikult juba paar aastat, et tegelikult oleks digiturundus just see, mida ma tahaksin õppida rohkem, osata paremini teha ja sellest siis peagi ka lähemalt, kuidas ma sinnani jõudsin. Et tegelikult ametialalt olen ma sisekujundaja, et kunagi ülikooli ajal asusin usinasti tööle ja siis tasapisi elu ja erinevad otsused ja peale laste sündi liikusin hoopis meelelahutusvaldkonda. Et disainist niimoodi natukene selliseks igapäevasemaks meelelahutus ja kultuurivaldkonda. Et juba siis sellises projektijuhtimise ja sündmuste korraldamisega lähedalt seotuna, küll turundus ei olnud minu selline igapäeva kohustus, aga hakkasin mõtlema, et tegelikult sellest oleks väga kasulik rohkem teada
sest tegelikult me ju igapäevaselt ka turundame iseennast või see, mis me teeme või kes me oleme. Ja noh, nii nagu, mis minuga ei läinud nii täpselt, et mis mõeldud see tehtud. Et tegelikult toimetasin edasi ja tegemist oli nii tööalaselt kui isiklikus elus nii palju, et täpselt umbes koroona saabumisega tuli ka minu ellu siis natukene muutusi, kus võtsin aja maha ja mõtisklesin, et mis ma ja kuidas ma üldse edasi tahan teha. Ja niimoodi juhtuski, et rääkisin ühe hea tuttavaga, kes oli samamoodi mõelnud, et võiks hoopis alata turundusvaldkonnas oma väikeste tegemistega, et tema sai väikse beebi ja oli kodus ja hakkas vabakutselisena tööle. Ja niimoodi me arutlesime ja see soovitus tema poolt tegelikult või selline kogemus juba Mostiga tuli. Ja nii läks ka minuga, et osalesin koolitusel ja nüüd tunnen, et samm-sammult kasutan ja rakendan enda värskeid teadmisi tööalaselt. Et see on ääretult äge. Valdkond on huge, et see on igapäevases muutumises. Et see on ka selles mõttes selline põnev, et on vaheldusrikast ja alati midagi uut ka. See on nii põnev. No seda osa, ma seda sisekujunduse osa üldse ei teadnud, aga see natukene kattub mu enda elu ja haridusega ka, et ma olen kunagi Kunstiakadeemia lõpetanud tootedisainerina. Kõige muu hulgas ka mõned sisekujundused teinud ja ise hirm õnnelik selle kõige üle olnud. Aga ka kuidagi läbi elu erinevate keerdkäikude sattunud turunduse juurde, et kui sa oled disainer, et ükskõik mida sa teed, ikkagi hakati kuidagi vaikselt pushima või suunama, et kuule, et meil oleks siin ja abi vaja ja see kõik läks aina turunduse poole, kuni siis turundus tunduski, ma arvan, umbes 15 aastat tagasi, et kuulge sõbrad, et ma võikski ju ainult sellega tegeleda, et meeldib nii endale, kui ka tuleb tulemus ja teistel on kena. Aga sinust rääkides, räägi natukene võib-olla seda poolt, et me saime juba vihjamisi teada, et sa tulid läbi oma enda tuttava või sõbranna soovituse, et kellel oli kogemus Mostiga, aga et mis ootustega sa tulid Mosti õppima digiturundust või digiturunduse juhiks? Kuidas täpsemalt, et mis soovitusega? Et räägi natukene, et mis ootustega või et mis olid sinu ootused Mosti osas, et seda enam, et kui sõbranna midagi räägib, et siis kütab ju kirgesid või ootusi üles, eks ole, aga et mis seal oli see pool, et mida sa ootasid, et sa saad? Juba noore värske ülikooli lõpetanud sisekujundajana tundsin, et ma tegelikult ennast üldse müüa ei oska ega suuda. See ilmselt ei ole mulle väga loomuomane. Ja siis nüüd niimoodi 15 aastat hiljem Mosti koolitusele tulles oli ka tegelikult minu suurim ootus just digiturundus, sotsiaalmeedia, Google, YouTube, tänaseks ka tegelikult LinkedIn, just sellised erinevad platvormid, mille kaudu turundada, kuidas optimeerida ja milliselt üldse esitleda. Et see oli selline kõige suurem ootus, mida siis kohe kiirelt rakendama hakata. Aga kas su ootused said täidetud kooli osas või ja võib-olla ka see oleks põnev kuulata, et mis olid koolituse juures need osad, mis selle koolituse sinu jaoks toimivaks tegi? Koolitus kindlasti täitis üle ootuste, ikka tõesti väga-väga palju rohkem, kui ma oskasin oodata ja küsida. Et see on ikkagi hästi võimas, kui sul on selline vahva koolitusseltskond ja hoopis teiste alade inimesed. Juba see, et te saate arutada, et kuidas sina teed või mis valdkonnas sa tegutsed, et mulle on tundunud niimoodi või et sa tegelikult küsid soovitusi täiesti teise ala inimestelt, kes mõtlevad täitsa out of box ja tulevadki teised ideed. Ja loomulikult ääretult äge, et õppejõudude soovitused, nende valmisolek olla abiks ja nõuks ja olemas ka tegelikult loengute välisel ajal. Et see on ka minu meelest, see ei ole iseenesest mõistetav, et see on ikkagi väga äge. See näitab seda, et ka õppejõud ja õpetajad on ääretult kirglikult selle ala sees ja neile hästi läheb korda, et nad tahavad anda maksimumi. Et mitu õpetajat on mulle ka öelnud, et ei, et kirjuta ikka, küsi nõu alati ka siis, kui sa oled juba ära lõpetanud. Et see on äge, et ma olen mitmeid väga vahvaid inimesi saanud tundma ja ma julgen öelda, et ma suhtlen nendega ikkagi täitsa pidevalt edasi ka. Et sul tekkis lausa oma väike sõpruskond sellest koolitusest või siuke
tutvuskond või noh, sama ala inimesed, et on kellega arutada või võib-olla ideed testida, eks ole, vahest. Just selline väike turundusgrupikene, et need, kes me nüüd oleme lõpetanud, hakkasid enda toimetamisi ja rakendama oma uusi teadmisi. Et see ongi hästi põnev, et küsida, kuidas on läinud, mis sa teinud oled, kus on mingi wow-efekt. Et see on hästi põnev, jah. Aga toimides ERSO-s, eks ole, noh, selles mõttes sina tulid nagu, noh, kuidas ma ütlen, et mosti tullakse nagu erinevate, eks ole, baaside pealt, et on neid inimesi, kes ei ole turundusega enne tegelenud, aga tahaks sellega tegeleda ja tahaks ennast täiendada ja see kursus ongi, noh, õnneks päris mitmekuune, et selle jooksul jõuab ikkagi päris palju selgeks saada. Siis on neid inimesi, kes on turundanud teinekord päris pikka aega, aga noh, see digitaalsus mõnes mõttes on nüüd nagu uus normaalsus, aga teiselt poolt jällegi on ta hästi kiirelt peale tulnud ja need, kes on opereerinud senimaani sellises traditsioonilises turunduses, tunnevad, et neil oleks vaja seda digipoolt endale lisada, et noh, see ei kao kuskil, eks ole, et see pädevus on vaja omandada, kui sa tahad tööturul jätkuvalt konkurentsivõimeline olla või kasvama enda tööandja silmis konkurentsivõimeline olla ja võib-olla paljud asjad teha in-house ära, mida senimaani oldi harjunud agentuurist, eks ole, tellima, kuhu lähevad ka päris meeldivad summad reeglina. Et olles ka ise agentuurist tellinud ja endale lõpuks selle digitaalsuse selgeks teinud, eks ole, et ma enam-vähem tean, milline suhe seal on. Aga mis on võib-olla sinu puhul olnud see osa, et mida sa nagu koolituse järel või koolituse käigus tegelikult ka, eks ole, oled saanud kohe oma töises elus rakendada. Et noh, ega sa ju tegelikult ilmselt ei hoia seda kinni, eks ole, et sa ootad, kuni kursused läbi on ja siis hakkan rakendama, vaid vastupidi, et kohe, kui see osa on läbi, et noh, kodutööna sa saad juba rakendada oma värskelt saadud teadmist, eks ole, oma enda tööandja juures. Et mis võib-olla on need osad, et mida sa oled saanud rakendada ja võib-olla ka need, et millest on sul endal nagu rõõmu või kasu olnud? Ja loomulikult ma hakkasin ikka kohe täitsa neid väikseid killukesi rakendama. Õnneks või kahjuks, väga palju õnneks on see koolitus ju tegelikult ka pikk, et kestis lausa 6 kuud. Et see tähendas, et mul oli nagu iga kord erineva loengu teemaga hästi põnev kohe tuua paralleele, analüüsida, kuidas me oleme teinud seni, mida me võiksime teha teisiti, kas oleks veel vaja õppejõu käest küsida soovitusi, sest tihti on ka niimoodi, et ka näiteks meil ERSO-s on tegelikult mõned keerukused. Piletimüüki näiteks toimub meie lehel, et kust leida siis analüütikat, kuidas seda paremini seadistada, et kõiki selliseid nippe. Et see hakkas ikkagi meil samm-sammult kohe peale. Et näiteks ERSO-l on töös juba mõnda aega uue kodulehe loomine. Et just see, et kuidas üles ehitada nii, et see on tarbijale hästi mugav, sest me ju kõik teame, tegelikult aeg on kulla hinnaga, et inimeste jaoks on info kättesaamine, see on harjumuspäraselt juba hästi mugav, see peab olema kiire ja kui inimene kohe aru ei saa, siis ta on su kodulehed lihtsalt ära läinud. Ja see, et tegelikkuses enamus kodulehtede kaudu siiski toimib kohe otseselt müük, kliendi sidumine, endaga kontaktide saamine, kas on uudiskiri, kus on uudiskirja nupuke, kus on sotsiaalmeedia nupuke, kas klient kohe jõuab meie Instagrami või Facebooki. Et kõikide selliste päris pisikeste detailide läbimõtlemine algas juba kohe. Muidugi pean ütlema, et me tegime seda ka seni, aga igal koolituselt ja sellelt tunnilt ja lausa minutilt oli jälle midagi, mille peale me vast ise polnud tulnud või mida siiski võiks teha teisiti. Et see oli hästi põnev, jah. Hästi mõnusalt ütled, kui räägid sellest, eks ole, et igast koolitusest tuli nagu uusi mõtteid ja tuli nagu uusi suundumusi ja et sa justkui mingid protsesse oled ümber teinud või käivitanud teistpidi või pannud neile teistsuguse sisu. Kas sa tahad mõnda nimetada ka, mida sa konkreetselt koolitusest saadud teadmistega, kus sa tundsid, et jah, muidugi ma tegin seda senimaani, aga kuulge sõbrad, et paneme nüüd siit ümber pöörd või vähemalt muudame natukene nagu kurssi, eks ole, või paneme uue fookuse, et kas sa tahad või saad mõnda protsessi nimetada, mida sa konkreetselt ümber tegid? Kõige rohkem me planeerisime ümber ikkagi sotsiaalmeedia ja Google'i reklaame. Ka LinkedIni enda keskkond kui selline, kus tegelikult toimib väga-väga suur osa B2B reklaamist. Seda me praktiliselt seni ei olnud üldse kasutanud.
et see on see, mida me kohe siis hindasime ümber. LinkedIn on meil täna muutmisel, nende reklaamide ülesseadistamine on töös põhimõtteliselt. Et see on, mida me hakkasime kohe kõige rohkem rõhku panema. Et see ühtepidi oli minu ootus ja ma teadsin, et see on see valdkond, kus meil on vajadus teha targemini, läbimõeldumalt, pigem varem kui hiljem. Ja seda me hakkasime kohe rakendama ka. Ja muidugi ka ERSO TV, et teatavasti on käsil siis ERSOl juubelihooaeg, et meie esindusorkester saab 95-aastaseks ja sellel hooajal on ERSO TV publiku kõikide inimeste jaoks üle kogu maailma kontsertide live vaatamine, kuulamine täitsa tasuta. Analüüsisime neid siis erinevates loengutes, et kuidas see protsess on, kas ta on kiire, mugav. Et selle koha pealt me olime päris hea töö ära teinud, aga me ei olnud üldse mõelnud seda, et tegelikult ERSO TV lehele, nagu landingu lehele minnes, võiksid inimesed kohe omada või näha ka nupukest, et mine meie sotsiaalmeedia lehtedele. Et selle me panime külge puhtalt täpselt see, et analüüsimine, mis on nagu kliendi vaade, mida ta näeb ja kuhu ta võiks veel minna, et kus me soovime, et klient meiega oleks seotud. Et need päris kiired arengud ja. Väga lahe, seda on nii mõnus kuulata, kuidas protsessi käigus on või õppimisprotsessi käigus on kohe tööprotsessi ka asjad läinud. Kas on midagi sellist võib-olla olnud, mida sa oled koolitusest omandanud või koolitusest saanud mingi mõtte või uue nipi või töövõtte, mida sa oled saanud ka kolleegidele edasi anda? Et kas on sellist tarkust, mida sa oled nagu mostist saanud ja kolleegidele edasi andnud, et nagu laiem kollektiiv on sellest kasu saanud või see on kõik jäänud sulle? Üldse mitte. Ma olen jaganud suurel ringil, et tegelikult on niimoodi, et meil on traditsiooniliselt oma toreda meeskonnaga esmaspäeva hommikused ühised koosolekud. Et seal ma ilmselt jagan selliseid üleüldisemaid ja kõigi jaoks uut infot, et mida siis saaks teha teisiti, mis me juba muudame, mis me enda kujundajalt juba lisaks tellisime, et mille pärast, et oleksime paremini kajastatud. Ja meie nii-öelda turundustiim tegelikult hõlmabki mind ja minu toredat kolleegi Kärti, et minu roll küll otseselt ei ole turundus, on partner ja müügisuhted tegelikult. Aga me teeme neid siiski niimoodi käsikäes ja üksteist toetades ja aidates. Et minu hea kolleeg Kärt on saanud selle kõik ja ka loengumaterjalid just selle pärast, et teeme koos, mõtleme, kuidas oleks paremini. Sellepärast, et eks see tegelikult on päris suur maht 2 inimese jaoks, nii müük kui turundus, aga et me ise arvame, et me saame täitsa kenasti hakkama ja meil on üks ägedamaid kujundajaid ka Eestis, et saame nii kiiresti, kui mõnelt head ideed tulevad ka jube viimasel sekundil. Kuigi ja turunduses võiksid olla need pigem pikas perspektiivis plaanitud, aga me oleme välkasju täiesti ja see on jube tore. Et me ikkagi kaasame, jagame infot ja praktiliselt kogu meeskond on ikkagi kursis jooksvalt, et mis me jälle teeme. See on nii lahe, kuidas sa räägid. Ma mäletan, kui sa eksamil olid, ma sattusin eksamikomisjoni sinuga, ma olin nii positiivselt üllatunud selle sinu analüütilise mõtlemise ja teiselt poolt sellise nagu entusiasmi üle või see, kuidas sa ka oma eksamit andsid, et seda oli lahe vaadata. Ja tulles tagasi korra ERSO juurde ja sellesse, et kuidas koolitus mõjus, et sa oled maininud, eks ole siin, et te võtsite uue kanalina LinkedIni näiteks kasutusele ja et te olete lisanud oma kodulehele hästi palju sotsiaalmeedias linkimist või et inimene satuks hästi lihtsalt sinna sotsiaalmeediasse. Et oskad sa öelda või kas sa saad öelda, kas näiteks ERSO müüginumbritesse on ka kajastunud need muutused, et kas piletitulu või mida te mõõdate? Ilmselt te mõõdate piletitulu, eks? No me mõõdame nii jälgitavust, vaadatavust, ERSO TV järelkuulamist, live-kuulamist, müüki, kõike mõõdame. Antud periood nii meil kui kogu maailmas paraku on selliste mõjutustega, et müüginumbrid meil kasvanud küll ei ole. Küll aga saame me öelda, et arvestades praegust aega on meie saalid siiski võrdlemisi kenasti täitunud ja analüüsides nüüd meie kodulehe ja ERSO TV landingu külastatavust saan ma öelda seda, et see tegelikult on kasvanud
et nähtavus, külastatavus ja klientide, inimeste, kultuurisõprade ERSO-ga seos on kindlasti kasvanud. No praegu on muidugi hästi raske aeg ka, eks ole, et ma vaatan ka oma nagu sõpruse tutvusringkonda, siis osad inimesed ikkagi hoiavad ennast avalikest üritustest võimalusel natukene tagasi, eks ole. Et sinu lõpetamine on sattunud enam-vähem sinna aega, kus Eesti on saavutanud number 1 koha maailmas koroona nakatumiste poolest, et see ei soosi võib-olla otseselt seda ka kontserdi külastamist. Aga samas, kui sa ütled, et ERSO TV vaadatavus on tõusnud ja inimeste seotus on ERSO-ga tõusnud, siis see on ka nagu positiivne näitaja, eks ole, et ega ükski kriis pole igavene ja kui sa oled ettevõttega seotud, siis peale kriisi on üsna loomulik, et sa satud ka ju saali kuulama silmast silma seda muusikat, eks ole, seda võrratut orkestrit. Aga kas sa mäletad nagu seda hetke, kui sa tundsid, et nagu sinu digiturundusoskused või kõik see, mida sa nagu Mostist ootasid, et see vajab täiendamist ja otsisid omale koolitajat, et kas sõbranna soovitus oli ainukene, et kuidas sa sattusid nagu Mosti otsa või miks see Most üldse sattus sinu fookusesse? Ma tegelikult otsisin ja guugeldasin väga palju erinevaid turunduskoolituse pakkujaid. Hakkas paljude seas silma ka Most, tuttava soovitus või tema kogemus ka, sest et tema käis seal juba pisut varem kui mina. Ja kaalukeeleks tegelikult sai hoopis see, et ma tõepoolest otsisin just sellist võimalikult põhjalikku koolitust. Selliseid väikseid sutsakaid ala ainult YouTube'i turundus, sotsiaalmeedia turundus, selliseid pakkusid päris mitmed. Küll aga sellist laiemat ja süvakoolitust ikkagi väga vähed. Et sellest sai ka see otsus ajendatud eelkõige. Et muidugi tagantjärgi vaadates 6 kuud päris intensiivset koolitust iga nädalaselt ja vahel need kattusid meil kontserditega ja teiste tööalaste tegemistega. Aga see kõik tasus ennast ikkagi tõesti mitmekordselt ära, et see ongi see, et kui sa tahad ikkagi nagu väga lähedalt tundma õppida, siis sellised süvakoolitused kindlasti on nagu paremad ja ma pigem soovitan. Kui sa vaatad oma koolitusele või koolituse ajale tagasi, täpselt nii nagu sina valid, eks ole, koolitust, ega enamus inimesi guugeldab, eks ole, ja siis kui mõne koolitaja kohta on kellelgi mingisugune kogemus, siis sa kuulad seda ära ja kui sul on erinevaid kogemusi, siis saad nagu valida, eks ole, erinevate koolitajate vahel. Et kas on nagu midagi sellist, mida sa soovitaksid kahtlejatele või et oskad näiteks öelda, et kuidas valida koolitust, et kuidas seda õiget otsust teha? Et kuidas seda protsessi, kuidas valikuprotsessi kui sellist läbi viia? No see on hästi individuaalne, et kuidas keegi mida ootab ja mida kindlasti eelistab, aga mina hästi soovitan ühendust võtta, kontakteeruda ja küsida enda küsimused, et kas siis meili teel või meeldib telefoniga suhelda ja kindlasti ka siis otsida ja vaadata, et mida see konkreetne koolitusfirma teeb. Väga lahe. No ma omalt poolt saan muidugi veel lisada, et Mostis on selline asi olemas. Ja vahepeal hakkis su korraks ära, sa tahtsid midagi öelda? Ja, ma ka korraks. Ma jäin sind kuulama, et mul tõesti korraks hetkeks kadus. Ei saagi aru, mis põhjusel. Ei ole hullu. Me elame digitaalsel ajast. Estonia paksud seinad. Ilmselt. Aga mina korra rääkisin seda, et Mostil on olemas selline asi nagu karjäärikeskuse, et kes kõhkleb, eks ole, saab meie karjäärikeskusega ühendust võtta ja 30 minutit konsultatsiooni on tasuta. Võib-olla ega siis see mõte, et tahan sotsiaalmeedia spetsialistiks või võib-olla tahan hoopis digiturunduse juhiks, ei pruugi alati olla ka õige, et seal spetsialiseerumist aidata valida ja ka edasist karjääri. Et kõigil ei ole võib-olla nii selge, et neil on töökoht kohe olemas ja et seda sama töökohta jätkata lihtsalt koos digioskustega. Aga kas on midagi sellist, mida sa oskad soovitada koolitusel osalejatele, et kes on juba koolituse valinud, et mida tähele panna või kuidas seda oma koolituse aega mõistlikumalt üle elada või kasutada, et see tulemus maksimaalne oleks?
Ja mulle esmalt meenub kohe selline, ma mäletan õpetajate enda vist esimeses loengus kohe selline põhisoovitus on see, et kuna tegu on ikkagi päris intensiivse ja ikkagi 6 kuud pika koolitusega, siis ka minu enda kogemus nüüd lisaks hiljem, sest vahel juhtus see, et tõesti oli kontserdipäev ja ma ei saanud mõnes loengus osaleda. Et loomulikult see on väga mõnus, et kõik materjalid ja salvestatud loengud on hiljem ka järelvaadatavad ja kodutööd sai ikkagi alati tehtud, aga tagantjärgi kõik vaadata ja siis hiljem kodutööd teha, see oli oluliselt keerulisem. Et kui on see, et ikka vahel juhtub ja ootamatuseid on alati, aga et pigem ongi need kohe õigeaegselt teha ja siis on endal lihtsam. Et eks mulgi juhtus seda, et paar sellist olulist loengut ja kodutööd kuhjusid kokku ja need oli vaja teha ja siis oli juba uus loeng käsil. Et eks neid ikka tuli ette, et selles mõttes ma pigem kindlasti ütlen ka seda sama õpetajate soovitus. Kui sa vähegi saad, et pigem tee õigeaegselt ja selline enda just värskelt nagu koolituse lõpetanuna ütlen, et küsige veel rohkem, et tõesti küsige maksimaalselt. Isegi kui sa ei saa peale 3. korda seda sama küsimust küsides aru, et küsige ikkagi veel. Ja just see, et tooge see enda ala, enda konkreetne tegevus näiteks, et see on nii praktiline koolitus, et tegelikult just õppejõudude abiga saate te teha need esmased, on ta siis Google'i seadistus, YouTube või mis iganes tõesti. Te saate teha esmased tegevused ära, et analüüsige koos ja väga ma soovitan, küsige soovitusi, et kuidas teha veel paremini, mida võiks muuta. Selle kõige peale lihtsalt ise ei tule. Et tõsi, mina kirjutan ka praegu nendele õpetajatele veel aeg-ajalt, et kuulge, kuidas saaks paremini. Väga lahe, ma igaks juks teen niisuguse nagu seletava sõnaraamatu ka kõrvale, et need, kellel ei ole töökohta ja tulevad Mosti õppima, et siis Most hoolitseb selle eest, et oleks praktikabaas olemas, kus neid teadmisi reaalselt, et kõik teoorialoengud lõpevad väikese praktilise kodutööga, et me oleme sellel seisukohal, et kaldal ujuma ei õpita ja ainult kuulamisest asjad ei kinnistu. Et sellepärast ei pea ka muretsema, et kui kellelgi täna ei ole võib-olla kohta, kus saaks oma digitaalset turundust rakendada või pole nii-öelda väljundit, et siis selle koha me leiame. Kas on midagi sellist, mida ma võib-olla ei ole taibanud teemana juhtida või kuhu minna, mida sa tunned ise, et tahaks rääkida, aga... Mulle tundub, et sa oled väga põhjalikult läbi mõelnud kõik, millest võiks rääkida ja mida kas kõhklejatele või huvitanutele soovitada. Et ma hetkel jooksult niimoodi ei oska. Kui keegi oskaks küsida, siis ma muidugi väga hea meelega vastan. Ma võin ainult siis öelda, et minul käib ta ka katse-eksitusmeetodil, eks ole, et ma proovin küsida need küsimused ära, mis aitaks inimestel rohkem aru saada ühelt poolt, et mis asi on Most kui ärikool, eks ole, teistpidi, kuidas käib see protsess ja olles ise protsessi sees, siis võib ju asjad tunduda ühtemoodi kui tegelikult nendele, kes koolis õpivad ja kes kooli lõpetavad, et sellepärast on mõnus kutsuda külalisi ja kuulata kuidas väljapoolt seda nähakse, kuidas tegelikult tunnetatakse, et üks asi on, kuidas sa tahad välja paista, aga teine asi on, kuidas sa tegelikult välja paistad, eks. Et mina omalt poolt julgustaks kõiksi, kellel on veel kahtlusi, siis sellel aastal veel on võimalus õppida nii sotsiaalmeedia spetsialistiks, et see kursus algab homme, kui ka digiturunduse juhiks, et sinna on veel kuu teise pooleni aega natukene mõelda ja registreeruda. Ja siis järgmine kord on alles järgmine aasta kursus, et detsembris ei taha ju keegi väga õppida jõulude ja uue aasta vahel, et seal me kursusi ei alusta. Aga mina tänan omalt poolt kõiki kuulajaid ja sind eelkõige, et mul on väga huvitav olnud. Mina olen saanud ka ERSO koha pealt näiteks targemaks ja minus on tärganud uuesti see klassikalise muusika huvi, et kindlasti jõuan ka mina sinu saali. Ja ma väga julgustan tulema, et ERSO on sellel hooajal, seda enam, et meil on juubelihooaeg, ma tegelikult toonud välja mitu sellist täitsa uuenduslikku kontserdisarja, et üks on siis audiospa ja ka selline maailma looduse peale mõtlev keskkonna hoiuteemaline kontserdisari. Et ma väga julgustan, et olete kõik väga oodatud kontserditele. Ma nüüd näitan oma äärmist nagu ebakompetentsust, aga sul oli ju mingisugune selline kodukontori ja tööstressi alane kontsertisari ka. Ja see on audiospa,
et see ongi siis see, kus see nimi juba ütleb üht-teist, et see saigi tõepoolest ajendatuna meie hea siis peadirigendi Olar Jeltsi ideest ja kogu meeskonna edasiarendusest, et tegelikkuses praegusel ajal on rõhk inimese vaimsele tervisele, kuidas me selles olukorras, selles muutuvas maailmas hästi hakkama saaksime, kuidas me oskaksime ennast ja enda ümbritsevat hoida. Et siis on kontsertisari Audiospa, mis on siis üles ehitatud kavadelt selline kergem, natukene sellisem tänapäevasem nüüdismuusika pigem. Et esimene kontsert on olnud selles sarjas, kontserte kokku 4. Et esimene oli siis, kus Tracy Silverman on oma elektriviiuliga soleeris, et selles mõttes on see pigem kerge klassika, inspireeriv inimeste jaoks lõõgastav, et siia saali võib tulla natuke tukkuma, panna silmad kinni ja nautida ja mõni on siin ka see kergelt norisenud oma abikaasa kõrval, et kõik see on see hea, mis siis inimest lõõgastab ja paneb ennast hästi õnnelikuna tundma. Väga äge. See on kindlasti üks asi, mida ma ise proovin, aga ma proovin mitte norsata saalis, et see tundub ikkagi too much, vähemalt minu nagu kodukasvatuse juures. Ja kodune kasvatus. Sellest ei ole midagi. See heli on väiksest nurinast kindlasti kõvem, nii et seda ei oleks ka kuulda. Hästi, aga mina tõmbaks siit poolt otsad kokku. Tänaks veel kord meie kuulajaid ja sind. Mina tänan. Ja uute kohtumisteni. Tšau! Ja kõike ilusat. Tšau!